tere, minu nimi Taavi. Tänases videos vaatame, kuidas töötab SimpleBeamis tööriist Location Editor ehk kuidas moodi IFC mudelit jagada tükkideks ning suuri IFC elemente ka tükkideks lõigata. Selleks avame Location Editor tööriista. Siia ülesse tekib eraldi tööruum Location Editor. Siit saab selle tööle lülitada ning nüüd on meil vajalik luua Location Prisms ehk piiritleda ära need ruumid, ruumilised alad, milliseid me tahame lõigata või eraldada. Selleks avame me 3D akna, lülitame sisse lõikepinnad ning ütleme, et me tahame selle hoone osa defineerida tsoonina A või korpus A ja selle korpus B. Selleks kõige lihtsam viis on võtta valikusse siit nurgast üks element, teine element siit nurgast ning öelda, et loome lõikepinnad ümber valiku. Nii, maja ümber tekkis karp. Tõmbame selle kuni põhjani välja ja ütleme, et me soovime defineerida seda hoonet selliselt. Nii. Ja kui me oleme piiritlenud ära selle ala, mida me soovime eraldi näha ja need elemendid, siis, mida me soovime lõigata, siis minnes tagasi Location Editori juurde, Create Location Prisms ja Create from Clipping Planes. Ning selle hoone ümber tekkis siuke hall keha. See on tegelikult space element ehk ruumi element. Ning nüüd me saame öelda sellele ruumi elemendile või anda talle siis nime, näiteks korpus A ja set location property. Seejärel kirjutatakse see korpuse nimetus või selle ala nimetus siia location 0 väärtusesse. Ütleme, et me tahame ka teise hoone selliselt eraldada. Võtame taas siit ühe elemendi aktiivseks. Võtame siit ühe elemendi aktiivseks ja add from section. Ahaa, esimene element ei saanud siiski kaasa. Tõmbame selle kasti siis lihtsalt nii suureks täpselt, kui me ise soovime. Lõikepindade liigutamine käib siis selliselt, et hoides all shift klahvi, minnes lõikepinna peale, on võimalik neid lõikepindasid liigutada, hoides all vasakut hiireklahvi. Nii, ja mina arvan, et see on teine osa, mille ma lõigata tahan. Taas kord Location Editor, Create from Clipping Planes. Ja tekkis ka selle maja ümber mul hall mass. Nimetame selle näiteks korpus B. Set location property ning nüüd on mul location prisms. Eestikeelset täheldust või vastet ei oskagi nimetada, aga ühesõnaga ruumi elemendid, mis defineerivad seda ala,
mida ma siis nii-öelda lõigata tahan ja millele ma selle vastava nime külge panna tahan, on valmis tehtud. Soovitan seda teha not decided yet aknas. Selleks, et näha neid elemente, mida lõigatakse, mis lõikavad alustuseks. Location prisms. Need on defineeritud need on mul siin 2. Need building elements ehk on elemendid, mida saab lõigata, on nähtaval siin. Can split ja can't split. Ühtegi sellist, mida lõigata ei saaks, ei näita programm praegu. Nii, ja kui teil on mõned elemendid, mida te kindlalt lõigata ei taha, nagu näiteks siin võib-olla see element, siis on võimalik ta määrata can't be splitiks. Ehk, et seda elementi siis ei lõigata. Nõnda, nüüd kui vajutada resolve käsku, siis kõikidele elementidele, mis on selle halli massi sees, pannakse külge selle halli massi nimi. Ehk, et kõik elemendid, mis on selle sees, neile läheb külge nimetus korpus A. Mis on selle halli massi sees, neile elementidele läheb külge nimetus korpus B ja mis on siin vahepeal, nendele ei lähe külge mingisugust lisainformatsiooni. Kui nüüd aga valida resolve and split, siis need elemendid, nagu näiteks see põhjaplaat, mis on ühes ja teises elemendi sees, need lõigatakse katki ning soovi korral arvutatakse neile juurde ka uus maht. Meie soovime ka elemente lõigata, eriti just seda alumist plaati, vajutame resolve and split. Siin on erinevad valikud. Kui te olete kõike seda teinud not decide yet alal, siis jätkegi see esimene valik siit. Soovitan panna linnukesed siia calculate new quantities for all objects that were split, ehk et lõigatavatel elementidel arvutatakse külge ka uued mahud. Ning sellise valikuga võib minna edasi ja vajutada OK. Nii, nüüd on lõikamine ning jagamine tehtud. Need elemendid, millele mingisugust infot külge ei kirjutatud, need jäid siia not decided yet korvi. Ning need tükid, mis lõikamisest üle jäid, nagu näiteks see alumine plaat siin. Nendele ei ole juurde tekkinud siia ühtegi nimetust. Ning jah, las nad hetkel ollagi siin. Vaatame nüüd seda osa, mis lõigati. Kui me võtame selle aktiivseks, siis me näeme, et siia on jäänud ainult need osad, milled me ruumielementidega piiritlesime. Klõpsates suvalisele elemendile näeme, et siia location 0 alla on kirjutatud korpus A ning suur plaat, mis oli ulatus ennem kogu maja alt läbi sellele, see on lõigatud tükkideks. Ning vaadates siin nüüd Simple Beami property seti, antud juhul ma valisin tegelikult assembly, aga mahud arvutatakse üksik objekti tasemele, seega võtan siit single object ja vaatan uut mahtu, mis on siis arvestatud Simple Beami poolt peale lõikamist. See on 632 ruutmeetrit ja siia on ka maht arvestatud. Samamoodi on sellele elemendile arvestatud juurde pindala ja maht ning ka sellele elemendile, mis siia jäi,
on külge arvestatud uued pindala väärtused ja antud juhul siis ka mahu väärtus. Tänan tähelepanu eest, kõik küsimused palun video alla kommentaaridesse või mulle emailile taavi.liiv@tulitech.com.